Tere, mu kallid internetisõbrad. Me oleme seda devu asja teinud kuskil 3 aastat ja ega me väga palju nendest autodest ülevaateid ei ole teinud, aga nad on kippunud olema sellised nagu natukene kallima võitu autod, mida igapäevaselt võib-olla ei tarbi. Ja aeg-ajalt on ikka kommentaariumis küsitud, et aga mehed, miks te ei võiks vaadata ka tavalisi autosid? Ja nüüd on jõudnudki kätte see aeg, kus ma mõtlen, et äkki peaks endale daily driveriks vaatama midagi normaalselt. Ja täna meie esimeseks autoks on Peugeot. Kuidas iganes sa seda hääldada ei taha. Peugeot 408. Ma ütlen kohe ära, et ma tegelikult tahtsin proovida 508, aga 508 ei olnud saada demoautona. Selle konkreetse auto hind oma lisavarustuse ja muu juures on 33 250 eurot. Seda siis koos käibemaksuga. Selle 408 loovutas meile Auto Passadone laagrist. Alustuseks suur tänu teile. Ja me täna siis uurimegi välja, et kas siin on autot 33 250 euro eest või on see natukene ülehinnatud. Registreerimistasu on tal 925 eurot. Aastamaks on tal 107 eurot. Ja kui me juba rahanumbritest räägime, siis liikluskindlustus on tal 129 eurot ja kasko 529 eurot. Ja kui sa võtad ta liisingusse, maksad sisse 15%, mis on seal natukene alla 5000 ja jätad jäägiks talle natukene alla 10 000 ehk 30%, siis sõltuvalt su enda oskustest ja krediidiskoorist on see kuumakse 365 eurot kuni ütleme 415. Ja kui sinna nüüd panna otsa see aastamaks, kindlustus ja kasko, siis teeb ta kuus kuskil 428 kopikatega. 428 nagu on ja nagu ei ole suur raha. Nagu te nägite, kui ma autole lähenesin, siis ta tegi ennast ise lahti ja kui sa ära lähed, siis paneb ta ennast ka ise lukku ning sa saad ka pagassi luugi saad niimoodi lahti teha ja isegi kinni panna. See on aga kindel, et siin kohe kindlasti on ruumi 428 euro eest kuus, et siia mahub ära umbes, nagu me laipades oleme siin hakanud viimasel ajal mõõtma, siis 2,5 laipa täiesti vabalt. Pluss veel istmed saad alla ka panna. Üks asi, mis mulle väga meeldib selle auto juures on, see kate on siin kinni. Et sa ei pea jänduma mingisuguste nööridega või kui sul on vaja midagi rohkemat laadida, et sa pead hakkama seda lahti võtma ja kuhugi seda ära panema, et okei, et see osa on niisugune asi võib-olla, mille sa pead siit lahti võtma ja istmed saad mugavalt siit tõmmates saad alla panna. Kõrval on ilusasti konksud, kuhu saad panna oma ostukotid. Siin on ka rihmad, kuhu vahele saad panna, ma ei tea, Bemmi mehena ma paneks sinna õli, aga ma ei kujuta ette, kes need Peugeot mehed sinna panevad. Ja siis on niisugune väike taskukene seal külje peal. Mis mind kohe kindlasti üllatas selle auto puhul on see ruumikus. Siin ees istus selline natukene kogukam inimene ja isegi mina, mitte et ma mingi väga suur oleks, mahun siia päris mugavalt. Ja nagu üks kommentaator mul siin ühes video all kommenteeris, et tegelikult vanusega hakkad ka hindama seda, kui mugav on sellest autost sisse välja käia. Ja kuigi võib-olla väljast paistis, et pea võtab vastu lage, siis tegelikult ei võta, et ütleme, et ma kujutan ette 180, maks 185 hakkab vaikselt seda lage puudutama, et seal ikka pearuumi on. Me ütleme niimoodi, et piltide peal või kuskil piltidel isegi oli kirjas, et pilt on illustreeriv ja ta päris ei vasta sellele, kuidas ta nagu pildi pealt välja näeb. Ma ootasin, et see auto on kuidagi laiem, aga siis ma avastasin, et see auto on tegelikult päris kõrge ja kui siin vaadata isegi rattakoobaste vahet, siis ikka madaldada saaks seega Airo juurde. Selle autoga oleks asja. 5 aastat on tal garantiid, välja arvatud mõned sellised kuluosad. 5 aastat on selline päris julge garantii andmine, aga tundub, et tänapäeval suhteliselt standard, mõned annavad isegi 7 aastat, aga nagu ma mainisin ära, et see ei kata ikkagi tervet autot, et seal on kuluosadel on mingisugune kilometraaži piirang. Ja ma mõtlesin, et huvitav, kas 5 aastat on hea indikatsioon selle auto koostöö kvaliteedi kohta. Eile õhtul see auto on sõitnud kuskil 500 kilomeetrit, avastasin, et siin sellel tulel, isegi praegu, on niiskus sees. Kas see on indikatsioon ülejäänud auto puhul? Ei tea. Samas, kas sellel nii väga vahet on?
sul on 5 aastat garantiid. Aga no mis me saame siis selle raha eest? Me saame siukese ägeda väikse animatsiooni. Me nägime, kuidas me saame teha oma pagassiluuki jalaga lahti ja panna seda kinni ja kuidas auto teeb ennast ise lahti, kui me läheneme kas juhi uksele või pagassile. Selle raha eest saad sa endale Matrix tuled ja Night Visioni, mida me ka eile öösel käisime proovimas ja ma pean ütlema, et ma olin üllatunud, kui head need tuled on. Ja see, kuidas ta tajub ära, kas sul auto on ees või tuleb vastu ja siis vastavalt sellele lülitab erinevaid sektsioone välja ja see tegi öise sõidu ikka väga mugavaks. Mis tuleb aga sellesse Night Visionisse, siis see aitab sulle ära tunda loomi ja jalakäijad ja selle töötamine oli siukene, töötas, aga kohati ei töötanud ka. Esmane mulje oli kohe väga hea. Sellepärast, et esimese 5 kilomeetriga ma juba avastasin, et ma oleks kellegi võib-olla alla ajanud. Aga siis samas oli olukordasid, kus ta märkas inimest siis, kui ta oli juba üle tee läinud. Hetkel on ta vaikne, et võiks mõelda, et see hübriid ongi niisugune vaikne. Ma lihtsalt ei ole teda käima pannud. Ja kui sa teda käima paned, siis käivitub see rida 4.1,2 ja ma pean tunnistama, et mul isegi tekkis väike küsimus, et oota, et kas see on bensukas või diisel. Kui ma täna tankima läksin, siis ma pidin üle kontrollima, et kumb ta on, et see oleks ka suht piinlik lugu, kui valet kütust sisse tangi. Aga Peugeot ei olegi juba aastaid suurte mootoritega autosid teinud, vaid ongi jäänud oma väikeste mootorite juurde ja täiesti arusaadavatel põhjustel, sest 33 000 eest oodata nagu midagi suurt ja võimast. Ma arvan, jah, on tõesti palju tahetud. Aga ruumikusest nii palju, et nagu näete, siis isegi jopega siin olles ei ole hullu midagi. Aga ma ei ole see inimene, kelle meeldiks väga palju jopega ringi sõita ja ma tavaliselt tahan just täpselt nii olla. Millest ma märkasin, et sellel autol puuduvad nagid, kuhu oma jope riputada. Mind näiteks üllatas iCoupit. Ma nägin esimest versiooni, selles vist oli 308, kui ma õigesti mäletan. Ja seal ta oli niisugune rohkem mängulisem ja kuidagi rohkem niisugusel tehnofriigile, nagu ma ise olen. Ja asi, mis mind ka väga positiivselt üllatas, on kui lihtne on selle infomeedia ehk MMI süsteemi kasutamine. Asi, mis mind väga positiivselt üllatas, on see rool. Ja see on niisugune asi, mille kohta natukene inimesed omavahel vaidlevad. Osad ütlevad, et neile ei meeldi see rool ja teised ütlevad, et neile meeldib. Ja põhjus on lihtne. Ta on väike. Ja mulle see väike rool meeldib. Lisaks sellele, et on väike, meeldivad ka mulle need nupud. Need nupud on äärmiselt lihtsad ja arusaadavad. Sa ei pea olema üldse mingisugune IT-haridusega inimene või niisugune tuttav või sina peal arvutitega, et seda tervet süsteemi kasutada, sest menüü on kuidagi äärmiselt loogiline. See on esimest korda, kui ma selle menüü lahti tegin ja ma leidsin kohe laksust kõik asjad ülesse, mida ma ei saa öelda väga paljude teiste autotootjate kohta. Istmed mulle meeldisid tõesti. Istmed on siin äärmiselt mugavad. Nad ei ole küll elektrilised, nad on mehaanilised. Kõike sa pead käsitsi tegema. Aga samas, mida ma ootan sellise klassi autos? Ja mulle meeldib selle auto vedrustus. Ta ei ole liiga pehme, ta ei ole liiga jäik. Ja siin mõni võiks hakata rääkima, aga see mõjutab nagu juhitavust. See juhitavus ei ole nii oluline, ütleme selle sportlikkuse osa pealt. Muidugi, ta püsib ilusasti teel, ta on turvaline, ta teeb, mis sa tahad. See rooli tagasiside on just õige, ta on mõnusalt jäik, mitte liiga jäik. Sest nende elektriliste roolivõimudega kipub tihti peale olema see, et neid natukene, nad on kuidagi liiga lilluläljud või kerged, et sa nagu ei tunnegi, et sa ise keeraksid rooli, et siin sa tunned. Aga 33 260 roolisoendus, tagurduskaamera, see tagurduskaamera on niisugune päris pull asi. Kaameral on muidugi ka pesur. Et kui sa tagurdad, siis ta jätab meelde pildi, kuhu sa tagurdasid. Ja siis ta lõpuks näitabki sul ekraani peal, nagu oleks sul 360 kaamerat. Kui toimib ta igapäevaelus on või praktiliselt või aitab sul hoiduda ära mingist ebameeldivatest asjadest, ma natukene kahtlen. Aga 33 260. Roolisoendus, tagurduskaamera, keyless access, elektriaknad, Matrix tuled, Night Vision. Sa saaksid siia veel juurde osta asju, näiteks
klaasis katuseluugi. See oli, kui ma õigesti mäletan, kuskil 1000 euro ringi. Siis sa saad siia veel juurde osta selle 360 vaatega kaamera. See on ka seal kuskil 1000 juures. Aga mis on veider, et kui sa valid selle niinimetatud Alcantara kunstnahksisu, siis sa ei saa endale istmesoojendust tehase poolt. Kõik juhtmed ja kõik asjad on tõmmatud, mõnedel on isegi moodulid olemas, aga jah, ise varustust ei ole. Sellele saab ka selle HIFI mingisuguse helisüsteemi, see on veel teised mingi 1000 euri. Et ütleme kuskil 3500 euri lisavarustus. Sa saad öelda, et no mul on täis laks. Peugeot auto ise tegelikult näeb kena välja. Ta võiks olla madalam. Hetkel ta nagu tundub siukene nagu all-roadi ja tavalise sedaani vahepealne asi. Selle raha eest sul on 3 sõidurežiimi, mis selle mootoriga minu meelest väga suurt erinevust ei anna, et on siukesed pigeliselt, tundub nagu rohkem kimik. Nende režiimidega sa saad ära siduda oma salongi valgustuse ja ekraani värvid. Et jah, selle raha eest sa saad endale ka salongi valgustusega, kuigi see on siukene väga minimaalne ja tekib nagu küsimus, et noh, tõesti ei raatsinud rohkem panna. Taga näiteks muud lai täiesti puudub. Ja nagu me kuuleme, siis ma ei tea, kui hästi te kuulete, kus kuulete. Iga kord, kui ma natukene ületan kiirust, siis ta piiksub. Mul on kohe siia ära pandud ADAS, liikluskiiruse hoiatus, välja lülitatud. Aga see kotkas lülitub ennast sisse iga jumala kord, kui sa auto taas käivitad. Hinna sees on sul drive assist, mis siis hoiab distantsi, ise pidurdab, ise kiirendab, üritab ka hoida rida, kuigi see rea hoidmine on siukene, ütleme niimoodi, et mina lülitaks selle välja. Nagu te kuulete, kuigi ta on nagu siukene kerghübriid, siis ta ikkagi liigub elektri abil, et kui Peugeot seda sulle endale müüb ja seletab, siis nad ütlevad, et noh, see on siukene rohkem liiklusummiku jaoks, et kohal püsid või veered ühe auto järgi või teise auto järgi, aga nii palju, kui ma olen sellega nüüd sõitnud, siis päris palju ikka saab elektriga sõita. Et ma ei kujuta ette, mis see siis täishübriid on, et päris põnev oleks võib-olla see täishübriid ära proovida. Ja sõidumüra on tal selline, ütleme niimoodi, kui ma sellega sõitma hakkasin, siis ma ootasin, et see müra on hullem ja tugevam ja häirivam. Reaalsuses, noh, mootor on linnas häiriv. See küll öeldud, vaadates kõiki neid materjale ja puudutades neid materjale ja siin näiteks see taskuplastik, ta ei ole sugugi hullem kui Mercedesel, välja arvatud selle vahega, et Peugeot on pannud siia tugevdused. See asi võib-olla ei pläriseks ja ei tunduks võib-olla nii odav. See jälle öeldud, tümmi ikka paned, siis kuuled kuskil mingisugune plastik on lahti. Kas see on nüüd kooste kvaliteet või see on materjali valik? Lisaks sellele saad sa endale 2 topsihoidjad, laadimispistikuid, kui ma õigesti olen kokku lugenud, on siin 4. Siin üleval pool on koht, kuhu mahub ära Samsung Ultra. Sul on 4 telefoni koht. Sa võid hakata TikTokeriks. Ta on ikkagi modernne auto ja tal on Apple CarPlay ja 33 250. Kui ma selle peale mõtlen ja siin sees istun, siis ma reaalselt näen, et see oleks mu daily. Need materjalid tegelikult 33 000 eest on väga okei. Aga samas teeb see mind natukene kurvaks, sest ma mõtlen nüüd selle peale, et kui ma läheksin nüüd ostma endale BMW, päeva lõpuks ta maksab 60 tonni. No kurat, seal ei ole 30 000 eest rohkem autot. Suur miinus, mis tal on see, et ta on esiveoline. Samas, mul endal kommentaariumis inimesed tõstatasid teema välja, et kui palju meil reaalselt 12 kuus seda lund on. Et sul seda nelikut ju reaalselt tegelikult vaja ei ole ja see nelik ju tegelikult annab selle kütusekulule juurde ka, et ma siiralt soovitan teil kõigil minna teha selle autoga proovisõit. Mitte mingisugune pooletunnine proovisõit. Hetkel, kui ma siin autos istun, siis ma mõtlen endamisi, et see on tark valik. See on tark valik. Arukas inimene ostab selle. Ma maksab mingi natuke alla 5000 sisse. Koos kõikide kuludega maksad selle eest alla 500 euro. Minge, istuge, proovige, võtke see endale proovisõiduks, küsige see endale mingi paariks tunniks. 33 260. Auto Passadone. Peugeot 408. Minu poolt kõik kuni järgmise videoni või laivini. Tšau!